kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele. Biotoopia podcast. Biotoopia kohtub teadlaste, kunstnike ja mõtlejatega, et kogeda erinevaid viise, kuidas mõelda elust, teadvusest ja teistest eluvormidest. Täna räägime Grete Arroga sellest, kuidas teadmine inimese sisse saab, lapse arengust ja haridusest ning sellest, mis on õnn. Grete Arro on hariduspsühholoog, kes nüüd on otsustanud täiendada oma haridust ka bioloogia vallas. Saage palun tuttavaks. Tere, Grete! Tere, Peeter! Rõõm näha sind. Samad sõnad. Et kas alustame kohe päris algusest, et kas sina mäletad, kuidas sa teadvusele tulid? Mina mäletan, mul on hästi naljakas esimene mälestus. Ja minu esimene mälestus on mõte. Ja see oli selline mõte, et ma olen 3-aastane ja et see on hoomamatult lühike aeg. Et kuidas saab olla, et keegi, kes mõtleb, on elanud ainult 3 suve, talve ja kevadet, et ja juba siis mõtleb. Ja see mõte ei saa olla ju hilisemast vanusest kui 3-aastane, sest siis hiljem ma ei olnud ju 3-aastane. Et selline mõte on minule endale teadaolevalt kõige varasem mälestus, mida ma suudan dateerida, et see on varane. Aga et ma ei välista, et on ka muid pildilisi ja muid mälestusi. Aga see on, mida ma pean varaseimaks. Et võib-olla selle samal päeval tulingi teadvusele. No jah, täitsa võimalik. Aga kuidas me defineerime seda teadvust? Mis asi see nüüd ikkagi on ja kust ta tuleb? Ja siin on vahe, et kas me räägime teadvusest või psüühikast, eks ju? Jaa. Et mõnel puhul võime kitsendada ja rääkida võib-olla psüühikast inimeste puhul, aga mõlemal juhul on nad igal juhul, võiks küsida etteruttavalt, et kus ta on ju. Ja nüüd on see osa, mida tegelikult räägiks ju Aaro Toomela palju paremini ja võib-olla võiks igaüks võtta Aaro Toomela esimese eestikeelse, ei mitte esimese, aga ühe siniste kaantega raamatu ja lugeda. Et see otsing, psüühika otsing aju seest võib-olla ei saa olla korrektne või kui me vaatame kas või siin ümber olevat elus loodust, siis ka siin ühegi asja olemus ei ole ainult temas endas, vaid on tema ja keskkonna interaktsioonis alati. Et iga see tegelane, et millegipärast me oleme need palmid tuppa toppinud siin, sest nad millegipärast õues ei saa hakkama. Õues on hoopis teist tüüpi taimed, et neil kõigil on et see, kes nad on, see on määratletud väga tugevalt keskkonna poolt ja me unustame inimese puhul selle minu arust ära. Osa psühholoogist unustab selle hästi efektiivselt ära ja arvab, et me saame indiviidi kirjeldada ainult tema sisemisi dispositsioone kuidagi reastades ja uurides, aga et tegelikult on see, kes me oleme psüühiliselt, on alati keskkonna ja siis nende individuaalsete omaduste või muutujate interaktsiooni tulemus ja et me kohaneme, et meil ongi need omadused, mis on mõnes mõttes selle keskkonna kujulised, on ju, aga kõiki omadusi ka ei ole, mis keskkonnas on kõiki infoallikaid meie meeled näiteks ei suuda otse kätte saada, aga inimene on muidugi selles mõttes väga teistsugune olevus, et tema on leiutanud endale ühe tajukanali, mida teadaolevalt paljudel teistel liikidel ei ole, see on keel, mille abil me saame ligi ka nendele maailma omadustele, mis tajupõhiselt kättesaadavad ei ole, et see on võib-olla meie unikaalne kuhastumus keskkonnaga, et suudame keskkonda kirjeldada tajule kättesaamatutel viisidel ka, aga et selles mõttes on hea küsimus, et võiks ka küsida seda, et kus me teame seda, aga et võib-olla lihtne elegantne väide sellele vastu või ka katseid on tehtud, et kui sa võtad keskkonna ära, mis siis psüühikaga juhtub, ja seda on ju katsetatud, et sellises sensoorsete sisendite vabas ruumis olemine, siis psüühika kipub ära lagunema, et ei taha olla kusagil. Kui kiiresti see juhtub? Kusjuures päris kiiresti peaks see juhtuma, ma nüüd täpselt numbreid ei julge öelda, et kas see oli tunde või päevi, aga pigem see esimene. Et igasugune psüühika hakkab sulle looma ikkagi seda sisendit tagasi, aga et päris selline sensori vaba ruum, et see ongi katseliselt on võimalik, et ka sellist taktiilset või ja see propriotseptsiooni on vist ka päris raske ära võtta, eks ju. Aga meie teadvus hakkab meile seda maailma siis looma
ja siis natukene võib-olla ei ole päris normi lähedane seisund. Ma olen käinud selles floating tankis, mis on sellele suhteliselt lähedal juba. Ja see ongi üsna selline, jah, see. Ja siis seal ma olin umbes 2 tundi. No kuidas oli? Järjest paremaks läks. Nii et 2 tundi, siis ma võib-olla eksisin, et ikkagi tunde paari tunniga ei juhtu, aga kas psüühika pakkus sulle asju, mida psüühika asendamaks välise stiimuli puudumist? Psüühika pakkus asju, et selliseid igasuguseid nagu meelepettelisi aistinguid oli hästi palju. No võtta ja sina hakkad kartma, eks? Ei, mina ei hakka kartma. Vastupidi, ma sukeldusin hoopis sellisesse meditatiivsesse seisundisse ja siis mulle küll tundus, et ma võiks seal väga kaua olla. Ja sul hakkas hea ilmselt, jah? Mul hakkas väga hea. Kas kõht ei läinud tühjaks või? Ei. No okei, 2 tunniga ei lähe tõesti. 2 tunniga ei lähe ju kõht tühjaks, aga ma pahandasin, kui mind tuldi sealt välja ajama. Aeg sai täis. Tulla. Võitsid äärest kinni ja ei läinud. Ja. Aga ennem sa tõmbasid nüüd vahe nagu psüühika ja teadvuse vahel, et seleta natukene. Ma ei oska seda hästi seletada, tead. Ma tegelikult tõesti ei oska, aga jaa, aga mida ma arvan, et siit võib-olla me võiksime otsida neid erinevusi äkki ikkagi sellest, või üldiselt, kui me tahaks otsida erinevusi inimese ja teiste liikide vahel, siis võib-olla ta läheb ikkagi selle meelemärgi ja keelemärgi kasutamise vahelt. Aga kas on natukene see, et me saame nagu tagasi vaadata ühesõnaga, et kuidas nagu ennast tagasi peegeldada, kuidas meie psüühika töötab? Näiteks see on päris hea näide, sest see on puhtalt keelemärgiline tegevus, et seda ikkagi meelemärgiliselt teha ei saa, sest sinu psüühika ei ole kahjuks asi, mida saaks kuidagi vahetult tajuda. Sa oled justkui selle sa oled välja mõtelnud, et sul see on ja sul on see juures õigus olnud. Aga jah, et kõik need asjad, mille puhul on vaja keelemärki, sest vahetult ühesõnaga ka see on, kui me vaatame mõõteriista näidikut, on tegelikult keelemärk, ehkki näidik on justkui selline tajuliselt tajutav asi. Aga et selle tähendust, et seda võib 4 kuusele näidata, aga tema ei taju seal tähendust, ehkki ta tajub võib-olla liikumist kusagil kroodiklaasil. Aga jah, et ilmselt see võiks olla üks asi, mis teeb meid nii võimsaks ja ühtaegu nii rumalaks teiste liikide suhtes, et me suudame ette kujutada maailmu ja aineid ja struktuure ja süsteeme, mis meie nii-öelda tajuvälja tegelikult ei ulatu oma terviklikkuses. Et jah, et meelemärke, sümboleid loomulikult ju loomad kasutavad, eks ju, tööriistu ja kõike seda, kõik on näinud varest, kes teeb väga keerulisi operatsioone. Aga need ei ole, et ta ilmselt ei viita, tema ei viita nii-öelda oma märkide kasutuses nendele märkidele, mis viitavad omakorda teistele märkidele. Tema viitab oma märkides asjadele, välise maailma asjadele. Et sealt see vahe nagu läheb. Aga jah, et tegelikult see on hea küsimus. Ma arvan, et ma tõesti võin sulle anda soovituse kutsuda Aaro Toomele, kes ilmselt oskaks hästi ilusti seda ütelda. Mina main jänni praegu selle küsimusega. Jännis on ju ka tore olla. Aga praegu sul on poeg alles üsna mõnekuune. Ja kas see ei ole nagu hämmastav vaatepilt, kuidas ta nagu järjest rohkem nagu teadvele tuleb või siia meie maailma jõuab, eks ju, ja õpib neid asju, mida sina juba oskad. Ja kuidas tekib sõna. See on imeline. See on väga imeline. Aga sõna ei ole sõna, nagu selles mõttes verbaalne sõna. Sõna on see, tal on praegu see sõna. Ja see on väga konkreetne sõna. Ma tahan seda katsuda. Võib-olla veel midagi. Ma tahan seda puudutada, ma tahan seda uurida. Ja see sõna on väga, väga üheselt mõistetav. Kehakeel, miimika. Teisi väga konkreetseid žeste, mis on juba tegelikult sõna. Et eks siis see üks selline füüsilis,
žestiline nagu väljend, või tähendab selline asend, mis võib võtta ka kogu keha, vajada kogu keha, aga sellel on üks ja selge konkreetne tähendus. Ja see on äge, kuidas see tekib ja kuidas ta leiutab neid tegelikult. Ta saab aru, et kui ma teen seda, siis on varem järgnenud too. Ja et ta tegelikult räägib juba märkides, olles 5-kuune, siis ta selgelt ikkagi ütleb juba märke. Et loomulikult, ja on selge, et nendel ei ole sellel lähenemise žestil, võib-olla isegi on nagu ähmasem tähendusega, aga tahan süüa žest on ikkagi väga selgelt see märk ise ja see soov on ikkagi üks-ühelses vastavuses, et ei ole enam nii, et tähistab ükskõik mida. Et see on väga põnev. Nii et see juhtub väga kiiresti ja pöördub see tähelepanu nagu välja, aga seoses ka sellega, et ka meeleorganid arenevad aina rohkem, tuleb sealt väljast ka sisse nii-öelda stiimuleid ja et põnev on jah, nagu tunned, võib kõrvaga kuulda, kuidas sünapsid tekivad. Ja. Ja praegu me vaatasime just äsja botaanika ja papagoid Petjat, kes tegi väga selliseid kummalisi liigutusi ja võttis keha asendeid, mis olid ju ka nagu selgelt nagu märgilised, need olid ju selgelt sõnumid, eks ju, lihtsalt me ei ole temaga koos elanud, me ei osanud teda tõlgendada. Ta ilmselt vaatas jah, et parajad jobud tulid. Jaa. Aga et nagu selle, kui kaugele me selle psüühikaga saame minna teiste eluvormide juures, et ütleme, lapse puhul me saame aru, et jah, et tõesti teadvusel nagu oleks mingisugused nivood, et see nagu muutud nagu järjest teadlikumaks, eks ju, ja hariduses me oskame nagu isegi, või vähemalt arvame, et me nagu oskaks hinnata, kui tark keegi on ja nii edasi, eks ju. Aga teiste eluvormidega on see kõik ju nagu imelikum ja segasem, et loomade puhul veel saame aru, eks ju, aga kui me nüüd läheme taimeriiki, et kuidas sina näed taimede psüühilisi võimeid? No vot, me ju päris psüühika ei saa tema kohta öelda, ilmselt teadvus ei saa ka öelda, aga kui räägitakse nendest ikkagi mütseelist, eks ju, ka juuretipp, tähendab korisast, vabandust, ja nendest juuretippudes olevatest isegi ajusarnastest struktuuridest. Et siis on see on nagu üks võib-olla selline paralleel, eks ju. Aga et kindlasti see sama asi, et mis see pidev ringi nuuskimine mullas, mida ta teeb, on ju täiesti teadlikult, nii nagu ka väga paljud teised organismid lähenevad asjadele, mis on vajalikud ja head ja kasulikud seal keskkonnas ja nii edasi. Ja kaugeneb ebameeldivast. Ja siis oskab ennetada iseenda äralagunemist, mis on siis selline minu arust üks veenvamaid elu definitsioone, et sa suudad ennetada iseenda tulevast keskkonnamuutust ja iseenda dekonstrueerumist. Et jah, aga kuidas seda nimetada, jah, võt ongi, et ma arvan, et äkki meil puudubki selle kohta, äkki me pole piisavalt küsinud, mis asi see on, et vist juba küsitakse teaduses, seente kohta ka, see on ääretult põnev. Ja seen on, et me vist ei mõtle eriti sageli, et seen on meile ikkagi lähem vend kui taim. Seen on meile hirmus sarnane. Aga jah, et jah, ma saan aru, et üks häda vist ongi see, et meil on suur tahtmine võrrelda kõik endaga, aga kas me just peaks olema referents? Ma ei tea, kas see tegelikult on hea mõte. See ei aita meid seente puhul ju kuigi kaugele edasi. Jaa, ega taimeda. Ei aita edasi. Aga samas on ju selge jah, tõepoolest, eks ju, et taimed nad nagu märkavad enda ümbrust, eks ju, oskavad seda muuta. Annavad sõnumeid edasi teistele taimedele, tuleb põder, sööb mind, mine mürgiseks. Mingi distants eemal olev taim, eks ju. Ja, et kui me ei taha nagu selle kohta teadvus öelda ega psüühika, äkki on selline tore vanaaegne sõna nagu meelemärkus.
See on ilus sõna, jah. Aga jah, meelemärkuse vastand tundub jah, nagu, kes on siis jah, aga jah, jah, ma arvan, et seda võiks küll kasutada. Aga nüüd, kui me mõtleme nüüd näiteks selliste seente peale, nagu see korditseps on, eks ju, kes istutab ennast näiteks mõne putuka sisse ja hakkab nagu selle putuka psüühikat, ütleme psüühika selle kohta või putuka meelemärkust või siis ühesõnaga putuka käitumist hakkab manipuleerima, eks ju, sunnib putukat tegema mingisugust asja, mida ta muidu ei teeks, aga mis sobib selle seene elukäiguga väga hästi kokku, eks ju. Ühesõnaga võtab selle putuka käitumise, juhtimise üle tema närvisüsteemi, et seda, kuidas ta seda teeb, veel ei teata. Ja on ju veel liike, kes sellist asja teevad, eks ju, mitte ainult seened, vaid ka mõned selgrootud teevad midagi sarnast, teiste putukatega. Sunnivad nad hüppama näiteks vette, kuna ainult nemad saavad vees paljuneda. Just. Mina olen kogu aeg arvanud, et sama asja võiks teha mõne parteiga. Miks me ei õpi loodusel? Aga vaata, ma lihtsalt ütlen ära, et kas ei olnud mitte, kes see bioloog on, mul ei tule nimi meelde, aga Commoner, äkki Commoner, Barry Commoner, siuke mees, tead, siuke bioloog. No on, mina arvan, et on siuke mees olemas. Mina väidan, et on. Et kas äkki tema ütles, et see 2-3 miljardit aastat katset ja eksitust, et kujuneda selliseks süsteemiks, et me võimegi nagu mõelda nii, et seal ei ole nagu sellel seenel ei ole nagu jumalikku tarkust, aga lihtsalt hästi palju nagu katsetusi on olnud ja siis üks katsetus ilmnes, et kuule, ma saan seda peremeeslooma juhtida, kui ma näiteks selektiivset ajan kombitsa sinna kohta närvisüsteemis, ega sellel putukal see närvisüsteem võib-olla ka ülarkeeruline ei ole. Aga ma saan aru, et eks bakterid ja seened võivad neid asju ka meiega muidugi teha. No, eks nad teevadki, kui meie soolebakterid toodavad suurt osa meie neurotransmitteritest ja teevad igasuguseid muid huvitavaid molekule, eks ju, millest meil on kord palju rõõmu, kord jälle palju meelehärmi. Aga tore ju, et keegi meie peale mõtleb. Absoluutselt. Ja võtame mis kas või näiteks maagilised seened. Võtame. Et kui nüüd kuskil on, mul ei ole kaasas, aga ühesõnaga, kui me neid sööme, eks ju, see muudab meie teadvust ikka õige põhjalikult, väga suuresti. Huvita, kas seda me võiksime nüüd ka pidada selliseks, ütleme, liikide vaheliseks suhtluseks või? Küsimus on, mida seen sellest saab? Et kas psilotsübiini sisaldavatel seentel on kogu aeg nii tore olla kui inimestel, kes neid tarbivad. Aga et see on et kes on see kommensialism, see suhtevorm, kus ühel poolel on hea, aga teisel on täitsa ükskõik. Aga no ei tea, kas tal on ükskõik näiteks, mis ta saab, eks ta saab näiteks liikumisvõime, ta saab ringi jalutada. Ja kes ta saab äkki paljunemist, äkki see toetab tema paljunemist strateegiat, et inimesed tahavad teda viia ühest kohast teise ja paljundada päris kindlasti inimene muutub tema jaoks selliseks liikumisvektoriks, eks ju. Absoluutselt, jah. Nojah, kuidas see erineb muust toidust ja muudest toidutaimedest, mitte et see oleks taim, aga see on nagu huvitav et kust, ja see on jällegi see, et miks, küsimus miks, et miks see kujunes nii. Ja kas see on ka teistel liikidel, tegelikult ju vist ikkagi on esinenud või esineb seda sama asjade söömist kuidagi teadvusseisundi muutmiseks teistel liikidel ka, eks? Väidavad, et esineb. Aga ja mis seal täpselt muutub, et see on alati see huvitav, et ilmselt teadus teab täna oluliselt rohkem, et miks ta muidu seda psilotsübiini on võtnud erinevate meeleluhäirete puhul kasutusele juba ravina, et see vahepeal oli ikka täitsa varjusurmas, aga nüüd enam jälle mitte. Ja ma arvan, et see mõistlik. See on nüüd taasavastatud, jah. Et vist et see seente väga madal letaalsus ja madal sõltuvuspotentsiaal, et võrreldes muude narkootiliste ainetega on võib-olla see, mis
mida tasub arvesse võtta, et miks see on nagu võib-olla mõistlik, ühesõnaga, et see ei tundu nagu nii ohtlik. Ta nagu narkootikumina ei ole nii ohtlik. Mainisid ennem keelemärke ja meelemärke, eks ju. Ja seda, et inimene on niisugune keeleline, sellest kohe võikski nagu pikemalt rääkida. Mul lihtsalt korraks tuli meelde see, et Terence McKenna on välja pakkunud, et nagu keeleteke, eks ju, mis jälle nagu teadvuse tekegi, eks ju, on suuresti mõistatuslik või varjatud. Tema pakkus välja, et keel on üldse tekkinud koostöös nende psilotsebiinseentega. Kui põnev hüpotees. Kuidas ta seda põhjendas või miks? Raamatus Food of the Gods seal ta kirjeldab nagu väga pikalt seda, kuidas kõigepealt juba, kus nad kasvavad, eks ju, enamus neid psiloliike kasvab veisesõnnikul, eks ju, rohusööjate sõnnikul. Inimesed käisid ju rohusööjate jälgedes, leidsid toredaid seeni ja nii see siis tema arvates läks. Tore hüpotees, et teisi hüpoteese on vist ju ka, on ju? Neid on ju palju muidugi ja peaaegu ühtegi ju nendest ei saa ei kinnitada ega ümber lükata, et me saame ainult spekuleerida. Ma arvan, et võidab see hüpotees, mis on ilusam. Iseenesest ja see ongi see definitsiooni järgi, et selles valguses, nagu jällegi läheneda selle keelemärgi, et meelemärgid on, minu lapsel on meelemärgid, see on meelemärk, kui ta seob konkreetse välise käitumise märgiga, aga see ei ole veel keelemärk, et rangelt võttes ei ole ta veel inimene, on ju, et inimeseks saadakse läbi sellise keelemärgilise vahendatuse või et eraldatakse teistest nii-öelda liikidest. Aga jah, see on jälle selline üks võimalik viise asju vaadata. Aga jah, et see kui mõelda, et kuidas see hüpotees, mis seob siis seeni ja keelt, et mis seal see mehhanism peaks olema, seda ma küll ei suudaks hoobilt välja mõtelda, et miks. Aga see on tõsi, jah, seened muidugi mõjutavad nii seda tajulist sisendit, muudavad selle, et loovad seal võib-olla tõesti teatud abstraktsuse, aga nad muudavad ka muidugi seda, et kuidas me mõtleme asjadest, jah, vähemalt ajutiselt. Ja väljundid samuti muudavad. Nagu seda soovi kontakteeruda, soovi ühineda. Olgu. See on mul õudis. Aga vaat nüüd see keeleline olemasolemine ja keeleline psüühika, et kuidas nüüd nagu sellega on, et kas me nagu kas me räägime seda, mida me tajume, või me tajume hoopis seda, mida me räägime. Ja, või et mis me üldse teame, on ju. Jah, rääkimine on sageli see, et alles siis, kui me millestki räägime, saame me aru, et me seda teame, aga et tagurpidi on ka, et mida vähem me teame, ise küsimus, kuidas teadmine inimese sisse saab, sellest võiks tunde rääkida. Aga et väga raske on üleüldse näha seda, mida me ei tea. Et inimesed võivad näha sama asja, aga sõltuvalt või nii-öelda vaadata. Sõltuvalt teadmistest näevad nad väga erinevaid asju seal. Et seda me näeme kogu aeg enda ümber igal pool meedias, kus näiteks räägitakse keskkonnateemadest või loodusest või metsast. Nad näevad sama asja, aga näevad täiesti erinevat asja tegelikult. Sõltuvalt sellest, mida nad sellest asjast teavad. Et väga raske on ühesõnaga maailm on väga vaene, kui sa tead väga vähe ja seal on uust vähe asju ja seal on ka küllaltki igav. Et mida vähem sa tead. Mida rohkem sa tead, seda huvitavam on ka väga väikese pinna peal olla ja väga väikeste võib-olla väliste stiimulitega võib hakata väga huvitav, kui teada väga palju selle kohta, mis ümber, kas või loodusest või ma ei tea, lapsest. Et sama lapse arengut võib olla ka väga igav jälgida, kui seda mitte mingisse raami panna või kui see mitte midagi tähendab. Ja, et siit võiks nüüd küsida, et kuidas teadmine saab inimese sisse. Seda ma tahaksin küll päris kindlasti teada,
aga võib-olla enne veel nüüd seda, et kui see meie keeleline mõtlemine, me seda kasutame, et kas me samal ajal sellega ka enda sellist ütleme seda meelelist taju või meelelist kogemust nagu ei kitsenda või tasalülita. Ma arvan, vastupidi. Ma arvan, et see meeleline kogemus muutub ka rikkamaks. Et esiteks me näemegi seal rohkem asju, teiseks meil võivad hakata tunduma ilusad asjad, mis enne tundusid koledad ja vastupidi. Et kui sa ikkagi tead näiteks, kui elus on lamapuit, siis see lamapuit vaevu sulle tundub millegi mädanenu ja hirmsana. Kui sa tead, kui elu täis on. Et ei tea vastupidi ka, et sulle võib niidetud muru hakata ohtlik ja kole tunduma. Näiteks, et ma arvan, et ta pigem ikkagi rikastab, jah. Aga et teadmised võivad olla ju ekslikud või ühekülgsed, et sellisel juhul on ka ehk siis jah, kui meil on väärteadmine, siis sellele tugineb ilmselt ka see selline vale nägemine või see teistmoodi nägemine. Et seesama metsa näide, mis on palju rööbatud näide, aga et kui me seda ikkagi näeme või kui me teame ainult puiduressursist asju, et siis ilmselt vaadates puid sa näed seda ressurssi ja sa muid asju ei näe, et muud asjad sa võib-olla tead mingil tasandil, et need on vist ka olemas, aga see teadmine ei ole internaliseeritud. See on ikka kuidagi eemal vist. Ei domineeri ühesõnaga sinu selles skeemis nähtuse kohta. Ja. Aga et pigem jah, et me näeme, et ma arvan, et meil on just nagu hämmastav on see uskumatu võime näha asju, mida me teame. Just seesama, jälle see laste arengu teemas on nagu et niipea, kui sa tead, mida ka mingisugune justkui häirib või vale käitumine tähendab. Et see võib tähendada seda, et hoopis sa ise oled loll olnud. et kuidas see muudab tegelikult tõlgendust, et kui sa saad aru, kuidas on väga loomulik reageerida lapse poolt teatud asjadele ja väga õige tema poolt. Ja et ta reageerib, et sa oled juba ammu puusse pannud sel hetkel, kui tema poolt reaktsioon tuleb. Et jah, et see võiks muuta meid ka empaatilisemaks. Teadmine. Aga kuidas siis teadmine ikkagi inimese sisse saab? Kuidas saab moos kommi sisse? Ja. Teate, on 3 vastust. Aga 3. on see, et see on kogu aeg seal olnud. Aga ei ole õige. See ei ole õige vastus. Teadmine ei ole kogu aeg olnud. Aga jah, see on jah see minu tagasihoidlik arvamus, et miks maailmas kõik nii nässus on see, et me tegelikult ei rakenda tänast teadmist, kuidas teadmine tekib kõigi inimeste peal, kes teadmisi omandavad. Tegelikult ju võiks, sest nad niikuinii on, paljud noored maailmas on ju koolis on ju veedavad seal palju aega. Aga teadmisi ei teki. Et teadmine peab konstrueeritud saama inimese enda poolt. Aga ekspert peab aitama ja ühesõnaga suunama, see peab olema juhendatud. Nagu kui sa käid seenel, sul peab seenemaster olema. Et üksi ei tasu minna, vähemalt mitte alguses. Aga et sama on õppimisega. Et üksi ei tasu olla, aga see juhendaja ei tohiks segada. Juhendaja ei tohiks ära õppida. Õpetaja ei tohiks laste eest ära õppida. Aga suure osa haridust on antud täiesti vale mudeli põhjal õppimise olemusest. Ja see mudel on kaamera. Taju on kaamera. Mina räägin sulle. Või et kuulaja kuulab podcasti ja saab targemaks. Muffigi ta ei saa. Ta kuulab ja ta veedab aega, aga targemaks saab ta siis, kui ta selle üle mõtleb. Näiteks pärast. Paneb pausi peale ja mõtleb. Ja siis võib-olla tekib tal mingi küsimus või mingi probleem või arusaamatus ja siis ta veel mõtleb ja siis ta võib-olla mõtleb midagi välja ja kontrollib seda. Ühesõnaga, et teadmised on jah asjad, mis tuleb, et ühesõnaga, et aju peab leiutama jalgrattaid, sest aju jaoks, mis siis, et jalgratas on juba välises maailmas olemas, selle aju jaoks on see uus. Ja et mida on vaja treenida, ongi seda pidevat asjade lahendamise või väljamõtlemise või arusaamise protsessi. Et jah, et kuni me pole ühtegi teadmist, kuni me pole mingit teadmist ise üles ehitanud, ise valmis pusinud ja soovitavalt alguses valesti. Sest kui me teeme alguses valesti ja pusime valmis asja, mis ei toimi või see selgita midagi, siis me saame alles õieti aru, et nüüd on vaja kuulata seda eksperti. Ja sel hetkel, kui inimene on ise aru saanud, et nüüd on viga, nüüd on valesti, sel hetkel tegelikult ta saab aru, mis tal täpselt on valesti ja siis on
eksperdist kasu ka. Aga enamasti hakkab ekspert või õpetaja rääkima enne, kui inimene aru saab, mida ta ei tea. Ja et ehk siis see on nagu mõnes mõttes paradoksaalne väide, et kõigepealt, et teadmisi peab ise konstrueerima, aga kuidas sa konstrueerid, kui sa veel ei oska, aga tulebki jõuda selle veani, tulebki jõuda selle arusaamani, mida sa aru ei saa. Ja ma arvan, et on nagu mitut moodi võib valesti õppida. Üks on see, et jah, ma arvangi, et ma konstrueerin ise ja mul ei olegi eksperte vaja ja siis ma elan oma selles lamemaalase mullis ja eksperdid on kõik lollid ja nii edasi, eks, et see on üks viis, kuidas seda sõnumit valesti tõlgendada. Teise vale viisi ma ütlesin, see on see, kus me arvame, et eksperte kuulates me õpime, aga tegelikult tõde on seal vahepeal, et peab ise konstrueerima, aga ekspert on see, kes tegelikult ütleb mingil hetkel, kuidas päriselt on. Aga ta peaks seda ütlema hetkel, kui inimene on jõudnud oma teadmatuse piirini ja ise sellest aru saanud. Et ühesõnaga, et see oli lihtne, on ju, see teadmise saamine. Aga ma arvan, et kõik on enda puhul tõenäoliselt kogenud seda hetke, kus tekib nagu läbimurre ja arusaam, et mingid tükid langesid paika ja need on nüüd teistmoodi, kui nad varem olid. Või et tõesti, et mul ei olnud, ma ei näinud, mul oli just kui kardin ees mingi teadmiste valdkonna ees ja nüüd, kus see on, nüüd ma näen kõiki asju teises valguses näiteks. Ja see on ju kohutav nauding. Minu meelest see on üks selliseid suuremaid õnneallikaid, kui järsku nagu selline valgustus tuleb. Meie aju tänab meid selle eest, jah, et ta tegelikult annabki meile nauditavat sellist ainet. Topaga kostitab meid, jah? Ja see on, sellel näib olevat oma põhjus. Nagu, kasulik on teada. Aga nüüd, mulle näib, et praegu me elame hästi huvitaval ajal. Et kas ei ole järsku niimoodi, et nüüd selle tehisintellekti ja chat-GPT ja siis kõik võimalike teiste tekstigeneraatorite ja pildigeneraatorite ja mille iganes generaatorite tulekuga. Kas meil ei ole nii, et need senised pedagoogilised metoodikad järsku muutuvad nagu tühiseks või... Miks nad peaks? No, aga meil ei ole mõtet kontrolltööd sellisel kombel nagu siiamaani enam teha, kui see on nagu telefonis olemas nagu sekundi kaugusel. Mis kontrolltöö mõte seni oli? Tõenäoliselt sõltub haridusasutusest, aga mind on viidud läbi põhiliselt nagu sellistest, kus on ikkagi nagu selliseid ette nähtud vastuseid küsitud. Jaa, kontrolltöö võiks olla väga hea õppimiskontekst. Ta kindlasti ei ole hea, ta ei pruugi olla hea teadmiste kontrollimise kontekst. Kui kontrolltöö on arukalt koostatud, siis ta on kontrolltöö ajal õpib inimene enamasti kõige rohkem. Sest siis ta peab taas ehitama oma peas õige teadmise ja ta peab seda ka oma pikaajalist mälust kätte saama. Asjade pikaajalisest mälust kättesaamise protsess on õppimine, mitte õppimise kontrollimine. Kui sel hetkel ei tule talle meelde, siis on kontrolltöö tehtud liiga vara, siis selle ajal ta alles õpib. Aga siis, kui inimene alles õpib, on inetu talle hindeid panna või hinnete panemine üldse hästi inetu komme, selleks ära keelata. Aga et kui sa mõtled selle peale, mis asi on õppimine, et see, et need chatbotid või mitte botid, ühesõnaga need AI meile suudab genereerida neid asju, siis ainult tänu sellele, et enne on olnud inimesi, kes on ise genereerinud asju, need on selle AI käsutuses ja kasutuses, et selleks, et inimese aju suudaks mõtelda välja asju, või panna asju uuel moel kokku, on vaja seda sama, mida ma enne ütlesin tegelikult, eks ju, et on vaja olukordi, kus ta peab ise lahendama probleeme, mida ta veel ei oska ja loodetavasti eksima, soovitavalt eksima. Ja kui eksimist ei juhtu, siis on vale ülesanne. Või on ette öeldud või on mingi muu jama. Eksimine igal juhul peab juhtuma, sest see on õppimise mõttes kõige kasulikum asi. Aga et kui mõelda, et hariduse või ütleme, õppimise mõte on reprodutseerida või retsiteerida mingisuguseid vastuseid, siis see on tõesti vale arusaam. Et hariduse mõte on see, et aju õpiks välja mõtlema asju
ja õpiks ja miks mitte siis neid asju, mille puhul me teame, mis õige vastus on tegelikult, kuidas leitakse ringipindala, me teame, aga sina veel ei tea. Me saame, kuna me teame, siis me saame kontrollida, kas see lahendus, mitte see vastuseni, vaid see, kuidas sa selle lahenduseni mõtled, kas see on see, mis on kasulik ja mõistlik. Et meil on vaja pigem nagu seda, et aju õpiks erinevaid protsesse tegema, et õpiks lahendajaks, mitte ära lahendama mingeid asju, vaid et ta õpiks olema lahendaja, sest siis on ta tulevikus võib-olla uute asjade allikas. Aga ma olen mõelnud, et mis on mille generaator on järgmine, mis tekib. Pildid ja tekstid ja luule ja muusika ja mis veel? Mis sa pakud? No vot, ma ei tea. Ja, mina ka ei tea. Aga siin üllatusi tuleb tihedast aktis. Keemilised ühendid võiksid olla näiteks. Oh jaa. Kindlasti on ära tehtud. See meid lähendaks kohe taimedele. Absoluutselt, jah. Kes on ju kõige võimsamad keemilised süntesaatorid. No just, ja nad võiksid olla ka kuidagi siis nagu sellised reaalselt eksisteerivad, eks? Või reaalselt eksisteerida võivad. Jah, ma ei tea. Aga räägi nüüd, kas sellist asja ka saab õpetada, mille vastust või lahendust üldse keegi ei teagi? Mis sa selle asja all mõtled? Või selles mõttes väga paljudes valdkondades ei ole õiget vastust, et kui keegi komponeerib muusikat, siis õige vastus ju puudub. Või keegi teeb muud kunstivaldkonda, siis seal ei ole õiget. No tegelikult ma seda silmas pidasingi, et nagu enamus asju ei alga ju mitte vastusest, vaid algab küsimusest. Nii peakski õppima. Ja nagu see praegu kehtiv haridussüsteem ju siiski on orienteeritud vastustele, aga mitte headele küsimustele. Vot see on meie põhisõnum, mida me oleme kogu aeg levitanud, eks, et kuidas õpetajatele ka, et kuidas leida hea küsimus, et point ei ole, et sina ei ole klassiruumis selleks, et anda neile vastuseid, vaid selleks, et anda neile küsimusi. Ja vastused on teatud kohtades olemas, teatud teemades, ka kunstis on tegelikult teatud hulk vastuseid, mida on kasulik teada. Sest see aitab mingeid täiesti uusi asju kokku seada. Jah, loovus on ju see, et kuidas sa paned olemasolevad asjad moel kokku, nagu veel ei ole pandud. Ja see on äkki kasulik ka. Aga et kuidas küsida head küsimust on meil olnud ühe artikli teema vähemalt, jah. Et uurisime ka, kuidas õpetajad küsivad, millist tüüpi küsimusi nad küsivad ja see on raske teema, see on keeruline teema on küsida head küsimust ja tegelikult mõte peakski olema see, et saab küsida nii küsimusi, millel on vastused olemas ja need, millel ei ole ja see on täiesti okei. Ja need, millel ei ole Senni koanid on ju väga hea näide sellistest. Ja. Et ühesõnaga, et meil on nagu võimalik liikuda ühesõnaga arvutuskäike on ikka võimalik hinnata, eks ju, isegi kui me ei tea ja me ei peagi alati jõudma kohtades. Või ühesõnaga, ma arvan, et see üleüldse kõikides, et me enne rääkisime kunstist, aga kui me räägime loodusteadustest, siis see on ka täitsa nagu ekslik arusaam, et loodusteadused on valmis või et see on dogmaatiline. et see on et ühesõnaga, et mis on minu arust üks häda hariduses. Ja ma arvan, et mitte ainult Eesti hariduses, aga Eesti hariduses on see häda kindlasti on see, et meil puudub selline teadusest, mitte nüüd teadvusest, vaid teadusest arusaamise aine, et kuidas teadus kui selline töötab. Ja ma arvan, et see protsess iseenesest on ju võib-olla loomeprotsessile lähemal kui arvatakse. Ja et samamoodi, et jah, teaduse olemus on see, et me kogu aeg analüüsime mitte ainult seda objekti, vaid ka seda, kuidas me sellest mõtleme, et kindlad nii-öelda mõtlemise reeglid, kuidas mõteldakse, kuidas eeldusi kontrollitakse ja kuidas formaalset loogikat järgitakse. Aga et see arusaam, et teadmine ei muutu, jääb samasuguseks ja me peaksime solvuma, olema nördinud, kui läheb uus teadus tulemas, mida me siis ühiskonnas oleme laialdaselt näinud, nördimust teadlaste pihta, et miks nad muudavad oma väiteid, miks nad teevad oma tööd. Et see on nagu näide sellest, et ükskõik kui head on PISA tulemused aru saama, kuidas need tehtud on, kuidas see teadus tehtud on, mille kohta me õigeid vastuseid anname, on viletsa võitu. Aga selliseid aineid saab teha või selliseid aineid teatud koolisüsteemides on, kus õpitakse teadmise ja teaduse olemust mõistma. See hästi kasulik.
See ilmselt eeldab ka sellist distsipliinide segamist või üheaegsust, et me ei keskendu nagu ainult matemaatilisele probleemile või keemilisele või. Jah, see küsimus ongi, et kui palju matemaatikat on üldse matemaatika enda jaoks vaja, et suur osa matemaatikast on füüsika jaoks välja mõeldud, on ju. Või ka statistika või ühesõnaga, et mingite probleemide lahendamiseks. See on nagu üks asi ja teine asi on see, et me võime rääkida nagu sellest, mida on leitud, on ju, teaduses. Leiti samblik, on ju, aga võib ka rääkida sellest, kuidas on leitud. Et kuidas sa teed teadust, kuidas tehti varem ja kuidas seda asja 10 või 20 või 50 aastat tagasi uuriti, kuidas nüüd. Ja just see meetodist mõtlemine on asi, mis on näidatud ka, et on kasulik ka neile, kes on teadusskeptikud, kui nad saavad aru paremini, kuidas tehakse, kuidas tegemine on muutunud, kuidas arusaamad on muutunud, siis tegelikult nende usaldus teaduse vastu tegelikult tõuseb, aga et nad on nii-öelda seda lõpp-produkti pidanud pähe toppima endale aru saamata, mida, miks ja et see muutub ja et ei ole mingit mõtet võib-olla sellel tänase seisu pähe ajamisel tingimata küll, aga arusaamal, kuidas olemuslikult sellist asja tehakse, kuidas sellist teadust tehakse, mis on eeldused või mis on mingid baasprintsiibid, alati on ka sellised asjad, mida ilmselt ümber väga ei lükata tavatingimustes, eks ju, gravitatsiooni. Aga on ka asju, mis on uuemad. Praegu me oleme sellises tõesti ajajärgus, kus tänan väga. Nii ilusad. Väga ilusad tilgad tulid. Ja. Pindpinevus, näe. Jaa. Et meie ümber maailm muutub kohutavalt kiiresti, eks ühest küljest nagu nende tehnoloogiate tõttu, mis nagu paljunevad järjest kasvava kiirusega. Aga teine asi on see meie elukeskkonna kokkuvarisemine, mis nagu silmnähtavalt ägab meie nagu kasvava rahvaarvu ja kasvavate nõudmiste ja tahtmiste ja ütleme sellise koloniaalse keskkonnapoliitika tõttu. Ühesõnaga, me oleme nüüd nagu sellises kohas, kus ütleme nii meie kui kõik järgnevad põlvkonnad nagu seda enam peavad lahendama kohutavalt keerulisi ülesandeid, millega inimkond ei ole üldse kunagi varem ju kokku puutunud. Kuidas neid järgmisi põlvkondi selleks üldse nüüd ette valmistada, mis loomuomadusi me peaksime nagu oma lastele püüdma õpetada või kasvatada? Ja siin tulevadki need keelemärgid appi. Et vahel öeldakse asju, mis saavad meid pisut närvi. Need on need sellised tõesti sõnakülksulikud väited, et aga inimesed ongi kõik ahned ja laisad. ja siis samal ajal siis on mingid tüübid, kes lähevad näiteks, ma ei tea, 100-kilomeetrilisele matkale kutt seljas. Kus siis mis mõttes ahned ja laisad? Et inimesed minust iga päev teevad asju, mis kohutavalt ebamugavad ja vabatahtlikult. Et see pole nii, et inimene võib olla mingisugune, aga meid huvitab ju see, missuguseks ta võib saada. Ja et see ongi see koht, kus minust evolutsioonibioloogia või evolutsioonilised lähenemised ei aita meil mõista, mida teha saab. Et loomulikult meil on väga palju ühist, meil on väga palju, et kõik meist on ju keemiline, kogu meie organism on keemia, füüsika, bioloogia, aga üks osa on psüühiline ja mingi osa on sotsiaalne, aga mingi osa on psüühiline. Ja see annab lisakihi selleks, et mõista, millised me olla saame, et seega enam seda osa, mida psüühika saab vahendada, seda enam võib-olla keemia ainult ei selgita. Ja et meil tegelikult on võimalik õppida teatud asju, näiteks meil on võimalik õppida et samu komplekssüsteeme mõistma, kas või seda sama, mis ei ole nüüd kompleksne või lineaarne, et asjad, mis juhtusid varem, saavad mõjutada asju, mis juhtuvad hiljem, lineaarselt, aga võivad ka kumulatiivselt või võivad ka võib-olla ka see ebaproportsionaalse suurusega mõju siis selle põhjustaja suhtes.
ja mõjud võivad olla vahendatud ja kõike seda võivad inimesed ära õppida. Huvitaval kombel kunagi arvati, et komplekssüsteeme ja komplekssüsteemide nagu selliseid omadusi suudavad ainult tudengid õppida, aga nüüd juba katsetatakse põhikoolis ja saadakse aru, et tegelikult on isegi võimalik aina nooremas ja nooremas eas aru saada, kus me tegelikult oleme. Et ja lihtne paralleel on, et me oleme nagu selliseid abstraktse mõtlemise hüppeid ju teinud hiljuti väga palju, et üks hüppe oli, et loobusime orjapidamisest, ei olnud üldse intuitiivne ja tundus väga rumal mõte paljude arvates, või et andsime naistele igasuguseid õigusi, mis oli enne kuulmatu, või avastasime, et bakterid on hammaste peal või käte peal või kusagil. Jällegi täiesti hüppe täieliku abstraktsusesse. Et ma ei välista, miks me ei peaks saama aru saada, kuidas ökosüsteem, kui kooslus ligilähedaselt toimib, kuidas ta üksteisel toetub, kuidas meie sellele toetume ja kuidas seda kahuriga katki lasta on pehmelt öeldes rumal. Et seda on võimalik tegelikult ära õppida. Ja ma pigem ütleksin, et pigem enamike inimeste poolt, kui mitte kõigi. Ja teine asi on pidurdamine, et et me eksesti, jällegi, osalt leiutatud võib-olla aastatuhandeid tagasi, kui sa vaatad võib-olla idamaade poole või sellistele mentaalsetele praktikatele otsa, osalt 100 aastat tagasi Maria Montessori poolt ja osalt võib-olla paarkümmend aastat tagasi neuroteadlaste poolt aru saadud, et meil on sellised protsessid nagu pidurdusprotsessid, prefrontaalsagara funktsioonid, mida saab arendada. Et on täiesti lihtne, kui seda arendab just harjutada, tegelikult pidurdada neid käitumisi, mis võivad olla meile või teistele kahjulikud, isegi kui see kahju ei avaldu vahetult ja kohe ja siin ja praegu. Et see on nagu teine teadmine, mis võiks aidata, et ühelt poolt, kui me teame, miks mõistame kompleksseid süsteeme, seda saab õpetada, seda ma enne rääkisin, kuidas umbes. Ja teine teadmine on see, et selle teadmise pinnalt on võimalik toetada eneseregulatsiooni oskust iseendal või teistel, et ka seda võimet mitte teha seda, mis tundub vahetult mõnus ja naudingut pakkuv ja teha hoopis seda, millel on kaugem tähendus või väärtus või see nauding on siis kas või kaugemal või pikemaajalisem. See ei ole mingi küsimus, see ei ole mingi probleem. Aga et võib-olla lihtsalt paljud inimesed ei tea, et pidurdusprotsessid on arendatavad. Sest kui seda, ühesõnaga meil võib jääda vale mulje mõnikord, et näiteks inimene proovib mingit uut käitumist juurutada ja halba käitumist maha jätta, esimesel korral ei tule välja või stressiseisundis ei tule välja, et tal võib jääda mulje, et nii ongi ja ta ei pruugi teada, et selleks, et uus käitumine muutuks püsivaks, on vaja seda hästi järjekindlalt ja samm-sammult kogu aeg harjutada. Aga ma arvan, et kõik need, kes tegelevad mingisuguste näiteks meditatiivsete praktikatega, teavad seda kõike juba aastatuhandeid. See lihtsalt ei kandnud nime teadus, aga olemuselt oli põhimõtteliselt samasuguste psüühiliste funktsioonide arendamine. Et see on nagu 2 tükki selle kohta, mida me psüühikast teame, et täna võib inimene olla selline, nagu ta on, aga see ei tähenda, et see on ta ainuke olemisviis, et ta võib olla ka teistsugune. Aga kui suur üldse on inimese õppimisvõime? Kui palju inimene nagu oma, ütleme, ühe inimelu jooksul nagu suudab teiseneda? Kas on mõeldav, et inimene nagu täielikult õpib ümber, nagu muudab nagu oma kõiki seniseid seisukohti ja oma olemust ja oma iseloomugi? Õppimisvõime suureneb õppimisega. Mida rohkem õppida, seda rohkem võimalik õppida. Ja sellel on üks väga lihtne põhjus. Kui sa õpid midagi või kui sa juba tead midagi, siis uued teadmised põhimõtteliselt, kui on plaanis neid meelde jätta, siis see käib niimoodi, et nad kodeeritakse, olemasolevate teadmiste süsteemi. Kui olemasolevaid on väga vähe, siis on väga raske midagi õppida, sest neid ei ole kuhugi süsteemi siduda. Aga kui seal juba mingi süsteem on, siis uued teadmised, kui nende üle mõtelda piisavalt pikalt, siis tekib süsteem. Ega see süsteem ei ole tingimata õige alati, ega ta ilmselt kellelgi ei ole kogu tõde teada, aga et süsteem saab olla rohkem või vähem seda tegelikku reaalsust kirjeldav, seda, kas meie süsteem on õige, saab katseliselt vaadata, uurida.
või tähendab meie peas olev selline süsteemmaailma kohta või pilt. Aga tõsi on see, et mida enam me teame, seda lihtsam on igat uut teadmist kodeerida olemasolevate teadmiste süsteemi, sellepärast et olemasolevates on midagi, mis on sarnane või mis aitab seda uut teadmist mõtestada, mis lingib ta kuhugi, mis seostub millegagi. See tähendab seda, et õppimisvõime õppides suureneb kogu aeg ja loomulikult me mõlemad teame inimesi, kes hullunult õpivad kogu aeg uusi asju ja on ka muutunud ja on muutnud oma väärtusi, oma nägemust, neil on avanenud täiesti uued kardinatagused ja nad on iseennast ümber hinnanud. Mina ei tea, mina iga päev saan aru, kui rumal ma olen olnud umbes eile. Ja mõnikord on nii, et mind kutsutakse kuhugi esinema ja tükk aega ei saada löögile, pool aastat või aasta ja siis ma ütlen, et teil on hullupööre vedanud, sest ma olen palju targem kui siis, kui te mind kutsusite. Siis ma olin täitsa jobu. Aga nüüd ma tean palju rohkem asju. et et selles mõttes paneb piiri meie see, et me ei ela päris Metuusala vanuseks, eks ju. Et aga aju meil kuidagi nagu kapatsiteedi mõttes ei ammendu selle elupikkuse juures. Mul on 97-aastane vanaema, ta õpib kogu aeg uusi asja. Nii et vana koer uusi trikke õpib, nii et vähe ei olla. Ja, pole üldse, ainult siis ei õpi, kui ta arvab, et ta ei suuda. Aga see ongi selle arvamuse taga kinni, sest kui me arvame, et me ei suuda õppida, siis me ei pane pingutust õppimise alla, sest meie arvamus ju juhib seda, kuhu on mõtet pingutust panna. Ei ole ju mõtet pingutust panna kuhugi, kust ei saa niikuinii tulla. Ma ei ole nii vana, ma ei saa ju õppida. Ja kuna me ei pane pingutust, siis ka õppimist ei juhtu, muutust ei juhtu. Ja see on selline ennast alalhoidev ennustus. Küll aga vale. Aga nüüd nende lugude juurde, mida me räägime ja need mängud, mida me mängime, eks ju, mis tegelikult ju suuresti moodustavad meie maailma, kus me nagu elame. Et aeg-ajalt meil on tarvis uusi narratiive, mingeid täiesti uusi lugusid, täiesti uusi mänge ja praegu tundub, et meil on vaja uusi mänge ja uusi lugusid. Et kuidas nüüd need ühiskonna sisse saavad, eks ju, need ei pea mitte ainult nagu üksikute inimeste sisse saama, eks ju, nad peavad minema paljude inimeste sisse selleks, et tööle hakata. Kuidas nagu ühiskondlikult... On sul mõni näide sellisest narratiivist, mis sinu arust võiks inimeste sisse saada? Mida sina tahaksid? Millist lugu sina tahaks inimeste sisse saada? No, mina tahaks näiteks sellist lugu inimeste sisse saada, et tegelikult nagu kõik eluvormid on meiega väga sarnased, olles kohutavalt erinevad. Aga... Ja neil võiks olla õigus elada, on ju? Jaa. Vaat, ja siis on vaja luua olukord, kus need teised inimesed jutustavad endale meie lugu. Ja see võtab aega. Et üks kõige kallim asi on ja mis meil on aeg. Aga kuidas luua olukord, kus nad hakkaks seda meie lugu endale ise rääkima või meile või teistele. Et võib-olla seal on üks variant leida ka see küsimus või küsimuste kogum või probleemid, mis aitavad samm-sammult näha seda osa maailmast, mida nad täna ei näe. Vaata, kui sina või mina näiteks arvame, et teistel liikidel võib olla õigus toimetada siin. Ja kui me neist üle sõidame või neid tapame, siis me võiks seda teha nii vähe kui võimalik, aga alati vabandust paluda. Eks ju. Et nii võiks ju ka elada ja nii vist on mõned kultuurid elanud. Võib-olla mõned elavad siiamaani. Aga et selleks, et see saaks kõigi, siis oleks inimestel vaja äkki sattuda nendesse olukord, ma ei mõtle olukordadesse aga mõtteoperatsioon, mõttemänguna olukordadesse, kus nad peaksid võib-olla kõigepealt kogema, et need liigid on olemas ja millised, kui ägedad nad on. Näiteks, kui sa käid selgrootute loengus, siis see, kuidas sa pärast vaatad kõiki tere kärbes, issand, sina ka siin, kuidas läheb? Kui nunnuks muutuvad kõik selgrootud käss, sul on pesukäss vannitoas ja sa mõtled, oi, loom. aga aga see ei tähenda, ma õppimise all ei pea silmas seda lihtsalt tuima nägemist või vaatamist, vaid ikkagi seda aktiivset mõtestamist või sellist aktiivset
noh, ühesõnaga iga selgrootu kohta või iga materjali kohta on võimalik küsida ka küsimusi õppija käest, mis suunavad teda ainult pinnapealset infot töötlema ja on võimalik küsida küsimusi, mis suunavad teda aktiivselt seda kogemust konstrueerima ja ehitama. Onju. Et see võiks olla üks samm, noh ilma selleta ei saa, me ei saa hoolida kellestki, kelle olemasolust meil pole aimugi. Aga noh, edasi on jah see küsimus, et kuidas seda võrgustikku pähe üles ehitada, et nad on kõik seotud, on ju, kuidas aru saada, et sa oled osa sellest, kuidas aru saada, et juba tore on nagu, ühesõnaga, ma ei taha jõuda sinna välja, et teisi on vaja selleks, et meil on neid vaja, sest ma arvan, et see on ka väga primitiivne mõte. Aga et kuidas jõuda sinna, et neil on, vaata see on tegelikult see, mida mina ei tea ja mis mind huvitab, mida ei ole täna minule teada psühholoogia uurinud, et kust tuleb see väärtus inimese sisse, et loodusel on õigus olemas olla tema enda pärast. Et see õigus tuleneb tema enda olemasolust, sest naistega selline asja juhtus, et naised ei tohi olemas olla ainult mitte sellepärast, et nad kasulikud on. Et kui keegi tänapäeval sellist argumenti kasutaks, et naistel on õigused, sest vaadake, kui kasulikud nad või nunnud, või et las ta kõnnib tänaval, nagu nunnu on vaadata, et ei, et tal on ise väärtus, et tal on väärtus ainult sellepärast, et ta on olemas. Ja ta tohib olemas olla ka siis, kui ta ei ole sulle kasulik. Et loodus ka tohiks olemas olla, kui ta ei ole sulle kasulik ja kuidas selle mõttehüppeni jõuda. Võib-olla peaks ikkagi psühhotsübiiniga proovima. aga mind huvitab, et see on, kuna ma ei ole veel nii vana, vaata, ma veel ei lähe pensionile, et siis ma mõtlen, et ma uurin selle välja enne pensioniga või pärast. Et kuidas see hüppe tuleb, see twist, et see, ühesõnaga, me teame ka jõgesid, kellel on antud inimõigused ja see on sinna poole mõtte. Või siis rahvusparki, kellel on antud nii-öelda, kuidas seda öelda, kas inimõigused või subjektiõigused. Et just nagu see ongi, kuhu võiks liikuda. Ja hästi huvitav, et milline maailm siis oleks. Ma arvan, et see oleks päris palju ilusam maailm. Ja üks selliseid kummalisi väga vana lugu või mõttemuster, mis on see, et nagu inimene ongi ja mitte ainult inimene ei ole agressiivne, vaid kogu olemine on agressiivne, et nagu loodus on kõikide sõda kõikide vastu, eks ju, ja olelusvõitlus, et seal on nagu alati kaks poolt ja siis üks pannakse nahka ja teine on siis see võidumees ja inimene lihtsalt nüüd ongi nagu nii tubli, et me oleme nagu nii head tubli sõdalane, eks ju, et me oleme nagu nii head kiskjad ja sellepärast me olemegi nii tublid. Et see lugu, see on nüüd kestnud ikka, ma pakun mingisugune 2500 aastat päris kindlasti niimoodi üldkehtivana siin Õhtumaa kultuuris. Mis on ju üks pisike kultuur, pisike irrelevantne globaalses plaanis ju. Globaalses plaanis loomulikult pisikene ja võrdlemisi tähtsusetu juhul, kui ei oleks käivitanud nagu kogu seda niukest koloniaalset... Ta oligi agressiivne, ta on just nimelt see, kes on nagu... Aga vaata, see on nagu see, et minu arust see on õudselt hea näide mõiste arengust. See ongi seesama mõiste areng on, et kui sa kujutad ette, et see inimkond oleks nagu üks inimene, kes tekib ja kukub arenema, hakkab end ümbritsevat kirjeldama, alguses ütleme, maailm on nagu, ma ei tea, nagu apelsin, nagu mingi asi. Maailm on nagu see või teine või kolmas. Ja tal on kogu aeg õigus, on ju, teatud piiratud mõistete konstrueerimise, teatud mõistete konstrueerimise võime juures ongi tal kogu aeg õigus, et maailm tõepoolest mingil hetkel ongi see, mida ta väliselt tundub olevat. Ja siis võib-olla ta uurib natuke rohkem ja siis ta läheb, liikide vahel on suhted, nad kõik söövad, ta näiteks märkab neid suhteid, mis on silmaga näha ja kus võib-olla on, ma ei tea, juurkonkurents või päikesevalguse konkurents, see kõik ongi niimoodi. Ja siis ta võib areneda edasi, uurida edasi, seesama inimene, nii-öelda tinglik inimene ja leiab meetodid, kuidas ta välja, et suhtevorme on väga palju erinevaid, enamik on koostöised, lõviosa suhtevorme on koostöised, väga keerukad. Ja nad on koostöised ka viisil, kus ühe võit või ühe poole nii-öelda panus teisele ei ole meelega,
on ju, et tolmeldaja ju ei tolmelda, sellepärast saab lillele head teha või teda levitada, ta tahab süüa lihtsalt. Ja lill, kes talle annab toitu, tegelikult tal on savi sellest mesilast, ta tahab levida, teevad üksteisele head, aga tegelikult nad ei tee seda altruismist, eks ju, vaid nad on kohastunud olema koostöises suhtes ja nii on neile mõlemale, nii on nagu hea. aga ja mine tea, mis mõnusid seal veel on tegelikult kätketud, sellepärast, et tegelikult see, nii palju vektoriline taimne seks, nagu ta on, eks, et Ja see on nagu see, kus me täna oleme, on tegelikult üks lihtsalt see mõiste arengu etapp või kas või looduse, kui loodus on see mõiste, millest me räägime, et ta on see, kus me praegu oleme, et me saame aru, et suhtevorm on, aga sellest ei saa kõik aru, sellest saavad osad aru. Huvitav, mis on järgmine, et ehk siis meil on üks selline teadmiste kiht avanenud, on see, et on kompleksne, et ehk siis seesama see tolmeldumise juhtumine on emergentne omadus, on ju. Et ehk siis minu arust on hästi tore asi, et see arusaam sellest, kuidas väga paljud asjad kogu selles maailmas, kus me toimetame, on emergentsed, et lahtilaskmine mõttest, et kusagil on suur jumal või kontroller või miskisugune võim või jõud, kes istub ja suunab, et ei ole, et need asjad on emergentsed, et see on see on see, kus me täna oleme. Aga et jah, et kui mõelda selle sõja, et ongi, et mind huvitab, et mis on nagu selles keskkonnas sellist, mis selles maanurgas tekitas selle seda laadi maailmanägemise, nagu meil on ja mõni ütleb, et see, et ressurssi jäi üle, inimesed hakkasid asjade üle mõtlema teistel viisidel, et võib-olla on see siis võib-olla liiga head looduslikud tingimused. Mõned teised räägivad, et alates Platonist ja Aristotelesest lükati loodus välja ja maailmapilt läks inimkeskseks ja kuidagi inimest ülistavaks. Et naljakas ongi see, et miks on selline mõiste arengu tase, mis ei ole kõige küpsem, olnud nii võimekas teistele oma nägemust peale suruma. Teistele kultuuridele, kes on, võiks öelda, oma arusaamas loodusest palju küpsemad, aga nad ei survesta teisi sellega. Et loodusrahvad ei suru meile peale oma nägemust ja lasevad ennast pigem siis kusjuures Euroopas see tundub ka olevat selline importkraam, sellepärast, et vanas Euroopas näiteks kaitserajatisi ei tuntud, kuigi nende ehitamise võimekus oli ju olemas nagu Stonehenge'ist kas või vaadata, eks ju. Aga ilmselt sõjapidamine see ei olnud lihtsalt nagu selline valdav majandusharu, eks ju. Mingil hetkel ta tekkis, eks ju, ilmselt nende seltskondade kaudu, kes hobuse kodustasid ja siis veel küüdid. Jah. Aga et kusagilt jäi mingid ressursse, kas üle või puudu, aga alati jälle, kui sa vaatad ajalugu või seda, et siis on jällegi, mina arvan, et see on nii keeruline, et meie siin, mina lihtsalt lasen praegu sooja õhku suust välja. Aga et kui sa mõtled, et ressursid on otsa saanud ka ju arusaamatuse tõttu sellest, et ökosüsteemi tuleb hoida tasakaalus. Et miks on ammendunud miski, on võib-olla oskamatusest toimetada selles looduslikus keskkonnas, aga et kogu aeg on saanud mujale minna. Aga nüüd ei ole enam. ja samas mind on nagu see ka huvitanud, et mis on nagu toimunud siis, kui need Indo-Aaria hõimud Euroopasse jõudsid, eks ju, ja ühest küljest, eks ju, tõid selle sõjamajanduse, aga teisest küljest tekkis Kreekas tohutu kultuuriline purse ja mõnes kohas veel. Aga selle on ikkagi Mihkel Kangur juba hästi nagu ikkagi rääkinud, et kas see oli ikka kultuuriline? Või et me nimetame seda kultuuriks, aga tegelikult see oli ikkagi see, mis lükkas ennast lahti sellisest inimese nägemisest looduse osana ja pani inimese teise kohta. Ja ma ei ütleks, et see näitab midagi eriti head. Et võib-olla äkki me võiks vaadata seda Vana-Kreeka purset kui allagi valgust. Aga et küsimus on, et kas oleks olnud teisi seletusviise sellel hetkel, aga et kui tekib ressurss, et me saamegi ennast lahti lasta, meil tekib ressursside ülejääk, et me saamegi nagu eemale minna loodusest ja ikkagi ellu jääda,
et see võib olla halbade tagajärgedega tegelikult. No jaa, aga et kõik need imelikud asjad, mis me teeme siin, et ütleme seal puude kallistamisest kuni sõjapidamiseni, et kõik need imelikud asjad, teeme seda ju millegi nimel ja et mis me inimestena üldse nagu tahame või mis see... Jälle tuleb Vana-Kreekasse minna, eks ju. Tegelikult see oli Aristoteles vist, ikka oli jah, kes rääkis eudaimoniast ja hedoniast esimesena. Ehk siis, et õnne on eri tüüpi, on ju. Et tänapäeval on ka need positiivse psühholoogia või motivatsioonipsühholoogia esindajad, need, kellele meeldib öelda, et õnne on eri tüüpi ja see on tõsi. Et Aristotelese järgi inimene võib teha asju sellepärast, et need asjad on head ja mõnusad või sellepärast, et need asjad on õiged ja need on kvalitatiivselt erinevad õnnetüübid või selliste püüdluste tüübid ja sa tõid nagu välja, et tahab puid kallistada või sõda pidada. Et täitsa huvitav, et tõenäoliselt need inimesed ei ole sama tüüpi oma püüdlustelt. Üldse mitte. Nad on kohe täitsa eri tüüpi oma püüdlustelt. Ja see võib-olla näiliselt ei tundu nii. Aga et nii nagu Aristoteles avastas, et õnne on eri tüüpi, nii Kasser ja Ryan olid need uurijad, kes hakkasid 90. alguses uurima selliseid asju nagu elupüüdlused, life aspirations, et mida inimesed tahavad. Ja selle nimi on eesmärkide sisuteooria, aga et nad tegid hästi palju empiirikat ja küsisid alguses, et mida inimesed tahavad ja siis nad küsisid, kui palju nad seda tahavad ja neil tekkis tegelikult hästi selge nagu struktuur, mis muudkui kordus. Laias laastus nagu 2 sellist püüdluste nagu paketti, mis siis inimesi eristab. Ilmselt ei erista need meid 3, kes me siin viibime, aga eristab võib-olla meid teistest. Ja nende püüdlustega on niimoodi, et ma võin need öelda, ja tasub meeles pidada, et kõigil inimestel on alati need kõik. Aga mis erineb on see, et kumba on natuke rohkem. Kokteili koostis. Just täpselt, et mis domineerib. Et me ei saa öelda, et ühtedel on need ja teisi üldse pole ja teistel on need ja esimese üldse pole. Ja see üks pakett on siis see hedooniline või see nii-öelda väline püüdluste pakett on siis raha, võim, välimus lühidalt. Et finantsiline heaolu ja parem toimetulek ja siis see, kui sirge ma välja näen ja kortsutu ja siis see võim või image või selline võim teiste üle siis. Et see on siis see nagu hedooniline mõnes mõttes. Ühesõnaga, et püüdlused nende asjade poole, mis võiksid pakkuda naudingut. Ja et kui inimesel on võimu, välimust ja raha ja rikkust, siis tõenäoliselt tal on hästi mõnus olla ja tal on väga vähe valu. Ja siis teine pakett on siis suhted, areng, maailmaparandus. Ehk siis, et siis on inimesed, kes natuke rohkem kui võimu, välimust ja raha tahavad siis seda, et neil oleks head suhted teistega. Et pigem, ma ei tea, lähevad töölt varem ära olla lastega koos näiteks. Et nad käivad tööl küll, jah, nad tahavad küll raha. Aga nad näiteks, kui neil on valikukoht, nad ohverdavad. Või siis, et käivad natuke sagedamini ukrainlasi aitamas kui ilusalongis. Ehkki nad võivad ka käia ilusalongis, aga nad sagedamini käivad neid varjevõrke punumas näiteks. Või siis kolmandaks, jah, see areng on ju, et nauding sellest, et ma saan milleski paremaks või ma kasvan või saan kuidagi targemaks mingis mõttes. Et siuke eudaimooniline püüdluste pakett. Ja siis nad uurisid, et tore on ju, et mis siis, võiks küsida, mis siis, et mis see kõik tähendab. Aga mida nad tahtsid teada on see, et kummad on õnnelikumad. Ja õnnelikkust saab siis mõõta tänapäeval läbi eri näitajate, siis selline subjektiivne heaolu, subjektiivne rahulolu või otsesõna õnnelikkus, et siuke läbiv rahulolu tunne eluga. Ja siis depressiivsete ja ärevuse sümptomite või nii-öelda depressiooni ja ärevuse sümptomite mitte esinemine.
et võiks öelda siis sellised 3 markerit, aga neid markerid on tegelikult veel, need on nagu mõned, võiks öelda, et selline elujõud ja vitaalsus ja igasugused kas need on kohe nagu arvuliselt mõõdetavad? Ja ilusti arvuliselt mõõdetavad ja nad täiesti ilusasti nagu, ühesõnaga nende mõõdikute tegemiseks on väga targad teadlased väga palju vaeva näinud, nii et sa võid tegelikult inimestelt küsida ja need skaalad, mis on kasutuses üldiselt töötavad päris hästi, et nad on nagu, nad mõõdavad justkui seda päriselt nii-öelda looduses olevat asja. Ja siis uuringud läbivalt siis ütlevad, et see väärtuste pakett, et see, kummad väärtused domineerivad pisut üle teiste, siis määrab ära, kas inimestel on rohkem seda sama õnnelikkust või heaolu või siis vähem, et mida enam me tahame seda nii-öelda lõbu ja naudingut, seda õnnetumad me tegelikult oleme, et mida enam me tahame, kuidas öelda, rikkaks saada. Ja rikkus kõlab võib-olla hästi banaalselt, aga aina enam uuringuidki ütleb, et affluence või rikkus on see, mis on just keskkonna meil nässu keeranud, on ju. Et me ei pea arvama, et see on rahvaarv, vaid see on eluviis, on ju. Et see eluviis, mis justkui peaks meid tegema, andma meile rohkem heaolu, on ju, selline materialistlik ja iseenese igakülgne kindlustamine võimu, raha ja väljanägemisega, et see on seotud nagu läbivalt ja igal ajahetkel halvema elukvaliteediga. Kas pole naljakas? Nii et iga puudekallistaja, kes võib-olla on masenduses või puudekallistaja, võib-olla keskkonnaaktivist, kes võib tunda ennast aeg-ajalt masenduses, on tegelikult ikkagi õnnelikum kui magnaat. Aga seda ei saa inimene ise teada ilma selliste suurte uuringuteta või paljusid inimesi hõlmavate uuringuteta ei saa inimene üksinda iseenda elu pinnalt seda järeldust teha, sest temal ei ole võrdlusgruppi iseendaga. Aga et kas või lihtsalt näited, eks ju, et uuriti USAs üks uuring, mis oli tõesti hästi mahukas, kus olid juristid, on ju, ja uuriti 2 tüüpi juriste, et nii-öelda ärijuriste või kelle eesmärk on siis võimalik palju teenida ja siis neid, kes olid kas kogukonna või mingisuguse sotsiaalse või ökoaktivismi nii-öelda ühesõnaga eest võitlevad juristid, kes siis ei teinud raha nii palju. Ja siis samamoodi oli ilusasti näitasidki, et kummad tegelikult on väga paljude näitajatega, tervisenäitajatega, alkoholi tarbimise igasuguste asjade mõttes olid, ja see teine grupp tunduvalt paremas seisus tegelikult. Aga neid on veel ja igas vanuses, igas maailmajaos, et ta on siuke universaal, nii et päris huvitav, et mis on nagu see suur kaasavõtusõnum võib olla see, et see ilmselgelt see hedooniline väärtuste pakett on see, mida meile kogu aeg kuidagi ju pähe määritakse. Et see justkui peaks meie heaolu aluseks olema. Ja ma tean, ma olen reklaamis töötanud. On ja, sa mäletad, see oli nii. Ja. Aga keegi ei ütle meile, et tegelikult see pole nii. Aga et nendel inimestel on suurem jalajälg, vaata, kes on hedooniliste väärtuspaki. Neil kaldub olema suurem maja, suurem auto ja nad on õnnetumad, et miks nad õnnetumad on? Et kus see nende halbolu tuleb, on see, et nad tunnevad ennast kogu aeg kontrollitumana ja neil ei ole nii head suhted teistega, nad ei ole nii seotud teistega, kuna nende esimene eesmärk ei ole head suhted kogukonnaga, harmoonia, perekonna, sõprade ja kõigiga ja nendesse panustamine. Et neil on külm, emotsionaalselt külm, nad on kontrollitud, sest kellelgi teisel võib ühtäkki tulla suurem auto ja ma olen jälle taga, ja välimus on ka selline asi, mille peale ei saa loota, eks ju, et ühesõnaga, et nende elu ei ole nende kontrolli all, seetõttu nad on õnnetumad. Aga millisesse õnneliiki kuulub nüüd näiteks iluelamusest saadav nauding? Jaa, see on selgelt see tegelikult need tervise loevad ka sinna eudaimoonilise alla, aga jah, see on nagu selles mõttes keeruline, et ta nagu, ma arvan, et iluelamus võib tulla ka väga erinev, et sa võid seda ilu ise luua, see võib sellest tulla, sa võid seda nautida. Sa võid käia ilusalongis. Jaa, just nimelt, et ma arvan, et see on nagu selles mõttes nagu keeruline, et äkki see sõltub sellest, kuidas see ilukogemus ikkagi saadakse, et äkki see ei ole, äkki seda niimoodi üldistada ei saa, et kui sa käid näiteks, ma ei tea, võib-olla käid looduses või galeriis ja siis saad uusi mõtteid ja uusi ideid, siis see tegelikult on seesama kasvukogemus. See ilu kasvatab sind, see annab sulle mõtteid, see annab sulle, avab mingid perspektiive. Aga võib-olla ilukogemust, mis äkki ei anna sulle uusi mõtteid. Äkki see, ma ei tea, küüned või midagi. ma ei tea küüntest midagi. Aga sul on väga ilusad küüned. Ma tänan. Et selles mõttes võib-olla nagu, äkki see ei ole nii ühene, vaata.
et kas see on selline, ja noh, kui ta on ise ilutegemis, oled ise ilutegija, vaata, mõni on ise ilutegija, kui sa oled ise ilutegija, siis see on selgelt ikkagi see enda paremaks saamise kogemus ju ka, on ju. Et see nauding sellest, et ma teen midagi, mängisin pilli või midagi. Et jah, ja võib-olla ka nauding sellest, et pakkusin teistele midagi ja teised ülendusid. Et jah, põnev. Aga muidugi ei ole ükski selline jaotus nii ühene, ja alati uuringud näitavad ka seda, et jah, et kui inimene on suunatud näiteks rikkusele, aga ta on rikkuse kuhugi panemise niimoodi ära mõtestanud, et see toetab neid eudaimoonilisi väärtusi, näiteks ta paneb kogu oma rikkuse enese arendamise peale või teiste aitamise peale, siis tal ei ole nii paha olla. Siis ta võib olla rikas, ent õnnelik. Ja siis ta ei pea võib-olla nii palju vaeva nägema ka selle raha kasvatamisega. Just nimelt, sest ta niikuinii paneb selle ära. Ei pea jalgu rakku jooksma. Nii et niimoodi on need õnnelikkuse uuringud. No, see on päris õnnestav teada saamine. Ja need paketid on muidugi ei ole kaasa sündinud. Need tulevad kodust ja koolist. No jällegi, õppida. Vähemalt. Sellega vist võimegi joon alla tõmmata ja miks ka mitte selleks korraks lõpetada, minna selle kõige üle mõtlema. Läheme mõtlema, jaa, paneme pausi peale. Jah. Kõikidele elusolenditele ja maailmas viibijatele Biotoopia podcast.